Tere kõigile head vaatajad, Eesti eest nädala uudised 122. saade. Vaata, mis lõppenud nädal kõige olulisem oli. Kas Iisraelis on revolutsioon silmapiiril? Tel Avivi bussid satuvad rünnaku alla, kuna linnas rahutused eskaleeruvad. 1,5 meetrit lai, 2 meetrit pikk. Hollandi reisiblogija näitas kohvikorjajate elutingimusi Nicaraguas. Kookosõli. Iisraeli senaator Graham. Tulevikus sõdu kavandatakse siin Iisraelis. Kui sa pole vaenlasest sammu võrra ees, siis sa kannatad. Iraani välisminister ütles pärast ameeriklastega peetud kõnelusi. Leppisime kokku juhtpõhimõtetes potentsiaalse lepingu teksti koostamise alustamiseks. Edusamme on tehtud ja eesolev tee on selgem. Teksti koostamine on raske töö, aga tee on alanud. Delegatsioonid lähevad nüüd konsultatsioonideks tagasi oma riikidesse. Asepresident J.D. Vance. Kuigi läbirääkimised läksid mõnes mõttes hästi, oli väga selge, et president on seadnud mõned punased jooned, mida Iraan pole endiselt valmis tunnistama ega läbi töötama. President jätab endale õiguse sõjaliseks tegevuseks, kui diplomaatia ummikseisu jõuab. Üle 80 filmitööstuse tegelase ja filmitähe kritiseerisid Berliini festivali vaikimise pärast Iisraeli genotsiidi kohta Gazas. Intervjuus Piers Morganiga teatas Zelenski, et jätkab relvarahu nõudmist kuni lõplike kokkulepete allkirjastamiseni, samuti kahekuulist vaherahu, valimiste läbiviimiseks ja referendumite rahulepingu heakskiitmiseks. Samal ajal andis ta mõista, et Washington soovib ta asendada. Ta kutsus USA'd üles oma kodutööd tegema ja veenma Venemaad sellise vaherahuga nõustuma. Iisraeli väed ründasid Al-Khalilis Jabal Jalise piirkonda ning röövisid mitu palestiinlast, kelle käed ja silmad olid kinni seotud. Venemaa välisminister Lavrov hoiatas, et igal uuel USA rünnakul Iraani vastu oleksid tõsised ja kahjulikud tagajärjed. Iraani rünnak ÜRO Julgeolekunõukogule saadetud kirjas. Kui meid rünnatakse, on kõik vaenuliku jõubaasid, rajatised ja varad piirkonnas õiguspärased sihtmärgid. Ameerika Ühendriigid kannavad täielikku otsest vastutust kõigi ettearvamatute ja kontrollimatute tagajärgede eest. Les Wexner tunnistab oma ütlustes, et Jeffrey Epstein töötas Prantsusmaal otse Rothschildi perekonna heaks. Les Wexner. Ta oli teinud Prantsusmaal Rothschildi perekonna heaks isiklikku tööd. Põhimõtteliselt isikliku vara haldamine. Les Wexner peab pausi. Ma ei tea. Ning Iraan ja Venemaa viisid edukalt lõpule mereväeõppused Omaani merel ja India ookeanil, mille eesmärk oli suurendada piirkondlikku merejulgeolekut. Sellised olid siis nädala uudised sellel korral. Olgu öeldud siin veel, et kulla tase on nüüd stabiliseerunud, taaskord üle 5000 USA dollari untsi kohta, hõbe on praegu seal $80 kandis. Aga lähipäevad võivad tulla päris ootamatud, hiljemalt märts võib tuua selgust, kuhu meie ühiskond edasi liigub. Ja mis veel puudutab rahvaalgatust, millest me eelmisel nädalal saates rääkisime, siis praeguseks on kogutud alla 300 allkirja. Mida rohkem inimesed allkirjastavad, seda parem. Kas või siis paberkandjal, see võimalus on ka olemas. Aitäh teile, aitäh ka varasematele toetajatele. Järgmise nädala saade ja ka ülejärgmise nädala saade on tavapärasest veidi lühemad, aga seniks kohtumiseni.